Mänguritest sõbrad ütlesid, et Roccat Kone kõige parem hiir, et sellel on 3200 DPI-d ja kaaluvihid ja makrode seadistamisvõimalus. Aga minu jaoks ei ole see nagu oluline eriti. Mulle meeldiks palju rohkem, kui hiir oleks hästi pisikene ja värviline. Tere tulemast Point TV-sse, mina olen Irene ja räägin teile täna G-Cube'i sülearvuti lisatarvikutest. G-Cube'i bränd on loodud naiste poolt naistele, et ei oleks ainult turul igavad ja tavalised sülearvuti lisatarvikud. On need värvilised ja huvitava disainiga, et saaks kokku sobitada teiste aksessuaaridega, näiteks käekoti või pluusiga. Et vaatame neid erinevaid ilusaid tooteid nüüd lähemalt. Alustaks siis selliste kuldsete lilledega sarjast. Kõige lihtsam hiir on siis selline juhtmega USB. Selle juhtme saab siia sisse ilusti ära peita, et oleks hea kaasa võtta. Sobib ta siis laptopile, kuna juhe on suhteliselt lühike. Kaasas on ka kandekott. Lisaks on sellele hiirel hästi mugav kahekordse klikiklahv siin olemas, mis siis klikib 2 korda, et ei pea klahvile 2 korda vajutama. Et sarnase disainiga on ka mustal põhjal olemas. Et see hiir on siis nüüd ilma juhtmeta, on saatja kaasas. Ja sellel on siis tööraadius on 10 meetrit. Siis on siin selline valge olemas ilma juhtmeta, samasugune nagu see must. Ja rohkem mul täna hiiri siin kaasas ei ole, et muidu on veel olemas sellest seeriast natuke teistsuguste disainidega ka veel. Siis on näiteks olemas ka sülearvuti kaanekleebis. Täpselt samasuguse disainiga, et saab siis hiirega kokku sobitada oma laptopi. See siis sobib erinevate mõõtudega laptopidele. Et siis 12 tollist kuni 15,4-ni. Et siin on siis olemas ilusti jooned, et saab parajaks ta lõigata ise ja siis kleepida. Ja samuti on siis olemas sülearvuti kott. Selline. Saab kõik asjad omavahel sobitada kokku. Et selle sülearvuti kaanekleebis eelis on veel see, et on veekindel ja see trükk on nagu hästi kulumiskindel. Et siis liiguks edasi järgmise disaini juurde. Järgmiseks vaatame sellist leopardi stiili, et seda on 3 erinevat värvi, on halli, pruuni ja roosat. Et täna olen siia kaasa võtnud siis roosa. Lisaks siis tavalistele USB-ga hiirtele ja ilma juhtmeta hiirtele on G-Cube'il tootevalikus sellised pikendatava juhtmega või sellised. Et lihtsalt tõmbate ja siis ta jääb kinni nagu vastavale kaugusele. Et selle eelis on see, et ta on nagu veel väiksem kui teised. Ja siis töötab nii. Ka ei ole muidugi juhe eriti pikk, et saab ikkagi ainult laptopi jaoks kasutada. Ja kandekotike siis ka kaasas. Lisaks on siis sama stiiliga olemas ka veebikaamerad, mis on siis selles suhtes veel head, et neil on 180 kraadi pöörlemisnurk. Siit ülevad siis pöörleb. Ja saab klambrikesega hästi kinnitada laptopi ekraani kohale. Tarkvara on siis ka veel kaasas, et saab töödelda sellega. Ja siis ka muidugi sülearvuti kaanekleebis, et see sobib lausa 17-tollisele arvutile ka. Kolmandaks vaatleme siis selliseid rahumärgist inspireeritud tooteid. Rahumärgiga seeriast on siis selline käejärgi tehtud ilma juhtmeta hiir. Et on siis selline see mõnusa kujuga, erinevalt siis sellest, mis on lihtsalt selline ümar. Lisaks on tal saatja, on selline hästi pisikene, et selle saab siis jätta laptopi külge, ei pea sealt üldse välja võtma, seda ei jää ette. Võrreldes sellega, mis on ikkagi nagu päris suur mälupulga mõõtu. Selle saatja saab transportimiseks panna ilusti ära siia sisse. Ja siis siia kandekotti, mis on sellel ka kaasas. Töötab hiir tavalise 2A patareiga, mis käib siia.
Ja siin on ka selline lindike, millega saab patarei pärast mugavalt välja võtta. Need teist tüüpi saatjaga hiired käivad 2-3 patareiga. Üks siis läheb ühele poole ja teine läheb teisele poole ja siis gaas peale tagasi. Oi. No. Nii. Selle hiirega saab siis kokku sobitada sellise ümmarguse hiiremati, mis on siis rahumärgi kujuline. Et sellel on hästi hea pealispind ja siuke kummeeritud alus. Lisaks on samasuguse disainiga olemas selline sülearvuti skin, mille teeb eriliseks see, et on sees selline karvane, mis siis kaitseb veel paremini väikeste vigastuste eest. See oli siis väike lühiülevaade G-Cube'i toodetest, aga disaine on veel, et tulge vaatama Fotopointi kauplustesse.